Täna me mängime sellist mängu, et me peseme käsi ja vaatame kõigepealt, milline on pesemata käe mikrofloora, kas kasvavad seal bakterid või ei kasva, ehk loodame, et hommikul peseme käed ära ja käed püsivad puhtad terve päeva. Siis, et olla kindel, peseme me käsi seebiga ja vaatame, millised on seebiga pestud käed. Kas seal on puhtad käed, kas seal on bakterid, kas seal ei ole bakterid ja nii edasi. Aga teada saada, kui palju on seebiga pesemisel efekti, me vaatame, kas seebiga pestud käsi 5 minuti pärast. Aga et olla täiesti kindel, millised on puhtad käed, me teeme ka piiritusega katse. Ehk siis me desinfitseerime piiritusega käed. Ja vaatame, kas piiritusega pestud käed püsivad puhtad ka 5 minuti pärast. Pesemata käsi läheb katseklaasile. Number 2, ma lähen seebiga käsi pesema. Püüame käsi hästi korralikult pesta, seeb peab vahutama. Nii sõrmevahed, sõrmeotsad. Nii, loodame, et käed on puhtad. Võtame kätepaberi ja kuivatame käed ära. Seep 1. 3, 2, 1. Nüüd on 5 minutit täis. Nüüd vaatame, kas seebiga pestud käed on endiselt sama puhtad kui 5 minutit tagasi. Võtame söötme, paneme sõrmed külge. Me peseme käsi piiritusega. Siin on meil desinfitseeriv vahend, mis sisaldab piiritust ja sellisel juhul veega enam käsi üle ei pese. Me määrime nad korralikult piiritusega kokku, sõrmed, sõrmevahed, sõrmeotsad ja vaatame, kui puhtaks saavad nüüd käed. Sõrmed vastu klaasi. 3, 2, 1. Nüüd vaatame, kuidas püsisid puhtad piiritusega pestud käed. 5 minutit on möödas ja katseklaas ootamas. Meie petritasside katsumisest on möödas nüüd 5 päeva. Täna on teisipäev ja me vaatame, mismoodi meie katse välja tuli. Esimesena, nagu te mäletate, panime me pesemata käed söötmele. Ja nagu te näete, siin on igavest palju igasuguseid huvitavaid baktereid, on valgeid, on kollaseid, me ei tea, mis nende nimed on, aga see ei olegi tähtis. Fakt on lihtsalt see, et pesemata käed on mustad. Esimesena pesime me käsi seebiga. Nagu selgub, päris puhtaks käsi seebiga ikkagi ei saa. Aga kui me võrdleme pesemata käsi ja seebiga pestud käsi, siis ühtedest kollastest bakteritest oleme me siiski lahti saanud. Ja seebiga petritassil, seebiga pestud käte petritassil on ainult valged bakterid. Nüüd ootasime seebiga pestud kätega 5 minutit ja nagu te näete, kollased täpid hakkavad tagasi tulema. Seep ei hoia meil eemal baktereid nii palju kui vaja ja tavaline pesemata käte olukord taastub suhteliselt kiiresti. Nii, piiritusega pestud käed. Nagu näha, päris puhtaks piiritus minu käsi ei teinud. Ikkagi õnnestus, ütleme niimoodi, et pöidlajälg kuhugi jätta. Aga mis on huvitav, kui 5 minutit olid käte peal piiritus ära olnud, jäi katseklaas puhtaks. Ehk siis piiritus tappis aegapisi ka need bakterid, mis enne kohe vahetult pärast piiritustega töötlemist olid näha. Nii, võtame asja kokku. Igavest põnev katse oli. Ja nagu me näeme, kui me peseme käsi seebiga, on nad puhtamad ja mis on soovitus, lähme kohe pärast sööma. Ehk siis ärme midagi muud ette võtame, sest muidu käed saastuvad uuesti.